Tundub, et kõik, kes soovivad loomult tulla kuulama, on vist kohale jõudnud, et järgmiseks peab siis ettekande Mart Tšernjuk ja teemaks on budistlike organisatsioonide rollis Taiwani ühiskonnas. Palun, Mart. Aitäh. Kristiina, sa aitad mind slaididega. Nii, tere ilusat õhtupoolikut kõigile, kes siin on. Et minu teema valiku taust on see, et Taiwanis on omajagu käidud, on tutvutud sealsete inimeste, kultuuri ja ka erinevate religioossete organisatsioonidega. Ja ma mõtlesin, et kuna meil on siin Urmase ja ühe teise sõbraga üks Taiwanist üks raamatuprojekt, me kirjutame raamatut Taiwanist, siis ma arvan, et üks peatükk, nagu Urmas kahtlustas, tuleb umbes sellisel teemal. Seda peatükki veel ei ole olemas, aga mõtteid on. Nii et miks mitte siis sellest rääkida, mis hetkel nagu mõtetes on. Ja mina selles ettekandes keskendun konkreetselt tegelikult 3 budistlikule organisatsioonile. Kõiki ma olen külastanud, tunnen ka sealt nagu inimesi ja mõtlesin, et võtan nagu need fookusesse, kuigi tegelikult on neid loomulikult palju rohkem, aga üldiselt öeldakse, et Taiwanis on 4 suurt ja mina räägin siis 3, millega mul on kokkupuude. Aga pane see teine slaid, mis ma natuke räägin veel taustast. Lisaks sellele, et me kirjutame seda raamatut ja sinna võiks siuke peatükk tulla, on üks teine raamat, mis on juba kirjutatud, kui ma õigesti mäletan, 97. aastal. Ja ma olen pikalt mõelnud, et seda peaks lugema, aga ei ole nagu muude asjade kõrvalt ette võtnud, aga nüüd, kui see suvekooli teema, mille Kristiina meile välja pakkus, julgeolek ja julgeolek tuli, siis ma kohe hakkasin seda raamatut lugema, sest ma mõtlesin, et see sobib siia väga hästi ja see jutt, mis ma räägin, on paljuski selle raamatu põhjal, aga samas ka laiemalt võib-olla natuke minu enda erinevad kogemused seoses Taiwaniga ja Taiwani kultuuriga. Et see raamat, mis te näete, on siis Richard Madsen on selle autor. Ja seda soovitas mulle tegelikult siis ühe selle budistliku organisatsiooni üks professor, kes käis siin 2 aastat tagasi õpetamas Tartu Ülikoolis. Ta oli nagu külalisprofessor ja siis temaga sai palju nendest asjadest räägitud ja siis ta ütles, et loe seda raamatut. Nii et selle ma siis ette võtsin. Pane järgmine. Kuna kõik inimesed siin ei ole Taiwanis käinud, ma arvan, ja võib-olla ei ole ka nii kursis, on kuulnud, et on siuke saareke kuskil, siis ma ikkagi alguses ütlen paar sõna üldtutvustuseks ka. Esiteks on siin kaart, te näete, Taiwan on Eestist veidi väiksem pindalalt, kuid inimesi elab seal kordades rohkem, kuskil 23 miljonit inimest. Ja üldiselt niisugune mägine, hästi mägine saar, rannikualad on need. Palun ütle ette selle linna nimi lääne ranniku ja õuna poole. Kaohsiung, jah, ma räägin sellest ka. Et suuremad linnad on kõik läänerannikul ja siis väiksemad linnad on idarannikul ja vahe on üsna suur, et kui need lääneranniku linnad on sellised miljoni linnad, siis näiteks idarannikul lõunas Taichung on, seal elab kuskil 100 000 inimest, nagu Tartu suurne linn, väga ilus troopiline koht. Ja Hualien samamoodi üsna väike. Aga kui ma räägin nendest budistlikest organisatsioonidest, siis nad on jaotunud nagu Taiwanis üle selle kaardi. On põhjas, on Kaohsiungis, seesama lõunas ja on ka siis idarannikul see Hualien, et need on need 3 kohta, mida ma tegelikult siis püüan käsitleda.
aga mis ma siia veel panin kirja, et välised geopoliitilised ohud, sellepärast, et kui me räägime julgeolekust, siis siin juba eelnevas paneelis arvatavasti sai seda mitu korda mainitud, et Taiwan on siis geopoliitiliselt siis arvatavasti maailma kõige kuumem koht. Siis kui minu üliõpilased on sinna tahtnud minna, siis nad isegi tihtipeale küsivad, et ega see ohtlik pole. Aga ma ütleks, et ei ole isikliku kogemuse põhjal. Lisaks sellele geopoliitilise olukorrale, millega arvatavasti paljud on tuttavad uudiste kaudu, on seal ka palju sisemisi probleeme. Ja ma panin ka siia sõna traumad, mis on siis, kõige rohkem seotud 20. sajandi ajalooga, eriti siis 20. sajandi teise poolega, kui sinna saabusid mandrihiinlased ja nii-öelda nagu eile sai vist öeldud, et koerad läksid ja sead tulid, mida hiina keeles siis niimoodi öeldakse. Aga see on siis niisugune pikk ja keeruline periood, 20. sajandi teine pool, aga 20. sajandi teise poole lõpus ikkagi toimus mingi murrang ja algas demokratiseerumine ja tänapäeval Taiwan on liberaalne, multikultuurne, demokraatlik, vaba riik. Jah, ma ütlen siis riik, kes tahab vaielda, pärast vaidlema. Nii, jah, lähme edasi. Et ajaloolisest taustast siis nii palju veel, et kui 49. aastal sinna Mandri-Hiinast siis Kuomintang ehk see Hiina rahvuspartei taandus, kuskil 2 miljonit inimest sinna saarele siis taandusid, siis kehtestati autoritaarne riigikord, mis kestis kuskil 80. lõpuni. 80. juba hakkasid asjad muutuma, aga sõjaseisukord kestis 38 aastat. Ma ei mäleta täpselt, mis aastal ta algas, arvatavasti kohe seal, kunagi seal alguses, 50-ndatel. Ja mida see tähendas, selle teema puhul, millest mina räägin, tähendas seda, et oli range tsensuur, niisugune vaba mõte oli kindlasti piiratud ja see puudutas ka igasuguseid organisatsioone, kaasa arvatud religioosseid organisatsioone. Ja ma panin siia sisse ka kristluse soosimine, kuna Ameerika oli väga oluline ja on siiamaani väga oluline liitlane Taiwanil, siis arvatavasti selle mõjul, vähemalt siis sellel autoritaarsel perioodil pigem soositi erinevaid kristlikke organisatsioone rohkem. Aga see, millest mina räägin nüüd, see periood on siis 80-ndatest, kui toimus niisugune vabanemine ja ka erinevate budistlike organisatsioonide loomine. Kuigi mõned loodi juba varem, aga algus oli väga keeruline. Nii, Kristiina, võid järgmise panna. Kui me nüüd nagu budismist räägime Taiwanis, siis kõik need organisatsioonid võiks sellise katusmõiste alla panna nagu humanistlik budism. Inglise keelest oleks see tõlgitud nii, aga hiina keelest siis kuidas öelda, inimeste keskne, mis see hea sõna on, inimeste budism kõlab rumalalt, aga ütleme siis humanistlik budism. Ja siin on üks võtmetegelane on siis tegelikult 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi keskpaigas surnud budistlik õpetaja Tai Xu, kes on siis selle liini nii-öelda edasi vedaja seal või selle looja mõnes mõttes. Ja see religioosne renessanss ja reorientatsioon, see siis võtabki kokku selle humanistliku budismi Taiwani, siis humanistliku budismi selle muutuse, et seal need organisatsioonid, millest ma räägin, on väga paljuski sellise väga tugeva nagu sotsiaalse suunitlusega või soovivad
panustada kuidagi ühiskonna edendamisse väga erinevatel viisidel. Need on väga rikkad organisatsioonid, väga paljud taiwanlased on seal liikmed, väga paljud toetavad rahaliselt ja niisugused väga suured, ka hoonestuse mõttes väga suured kompleksid. Ja see puhtamaa loomine siin ja praegu see on võib-olla kõigi nende 3 puhul, millest ma räägin, üks niisugune võib-olla moto, et siin ja praegu tegeleda siis ühiskonna edendamisega. Sotsiaalne budism võiks öelda ka selle kohta võib-olla, see kõlab veidi kahtlaselt. Järgmine slaid, palun. Ja ma siis lühidalt tutvustan neid 3 organisatsiooni. Esimene, millest ma räägin, kannab siis nime Zi Qi. Et see kirjutatakse, see foneetiline transkriptsioon, mis on nagu rahvusvaheliselt kasutusel, on võib-olla siuke, nagu häälduse mõttes võib-olla segadust tekitav natukene, aga ma tegin ka siin selles pinninis nii-öelda mustaks, et kuidas siis kirjutatakse, et see hääldus on ikkagi Zi Qi. Ja inglise keeles kannab see nime siis The Buddhist Zi Qi Charity Foundation. Kui hiina keelest veel kõik need sõnad ära tõlkides oleks Buddhist Compassionate Relief Charitable Foundation, midagi sellist. Et see võtmesõna, need 2 märki, mis on selle logo peal ka, on esimene on siis seotud kaastundega hiina keeles ja teine on, ütleme ka abistamise või aitamise või toetamisega seotud sõna. Et see, ja kui veel seda logo vaadata, siis te näete, seal on ka keskel üks laevuke, et see arvatavasti sümboliseerib ka siis seda teisele kaldale aitamist võib-olla. Tõlgendusi on erinevaid, aga ma olen seda kõige rohkem kuulnud. Ehk siis inimeste aitamine virgumise poole. Ja igal sellel organisatsioonil on ka niisugune liider või see rajaja, kes on Taiwani ühiskonnas, kõik nad on Taiwani ühiskonnas väga tuntud, väga auväärsed. Elus nendest on ainult üks ja see sama naisterahvas, keda te siin näete. Et tema on sündinud 37, ta saab siis 80, ei, vanemaks saab või? Ei, 89. Et Zheng Yan on siis tema Dharma nimi ja tema rajatud organisatsioon nendest 3 suurest on kõige varasem, et juba 1966. Teine, millest ma räägin, on 67 ja 3. on tegelikult 89. Et need on kõige varasemad, väga keerulisel ajal veel, nagu ma ütlesin, poliitiliselt. See väga keeruline aeg, kui see organisatsioon rajati. Ja selle naise nunna elulugu on juba iseenesest niisugune asi, mida tasub lugeda, et on ikkagi oli niisugune väga kindla sihiga see asi teha. Ta oli vist 14-15 aastane, kui ta kodust mitu korda põgenes ja siis toodi tagasi ja põgenes uuesti ja siis ta lõpuks veel ajas endal juuksed ka maha ilma nagu selle ametliku pühitsuseta aga siis ikkagi tema õpetaja, kes siin on ka hiljem nii-öelda nagu kinnitas seda või ma täpselt ei teagi, kuidas see käis, aga igal juhul see lugu on see, et ta nagu jäärapäiselt tahtis kõiki aidata. Ja siis algus oli loomulikult väga keeruline, neid inimesi on palju, kes temaga liitusid, aga tänapäeval see organisatsioon on, ma nüüd ei vaadanud järgi neid numbreid, et milline nendest kõige suurem on. Võib-olla keegi isegi teab seda, aga ma arvan, et Zi Qi võib olla siis inimeste arvult kõige suurem organisatsioon Taiwanis, see budistlik organisatsioon. Ma olen vestelnud taiwanlastega, siis iga taiwanlane võib-olla, kui ta ei tunne mõnda inimest, kes selle liige on, siis temast võib-olla 2 inimest edasi keegi juba on, et kõik on ühte või teistpidi sellega tegelikult seotud.
olnud. Ja noh, seotud saab olla väga erineval viisil, et võib paljud inimesed seal lihtsalt annetavad raha regulaarselt, võivad noh, erinevatel, kui on mingi kriis, noh, Taiwan elab on ju looduse mõttes väga sellises hektilises kohas, et on maavärinad, on taifuunid, on palju õnnetusi sellega seoses, siis inimesed, no tihtipeale see Tšõitsi organisatsioon siis kogub inimesed väga kiiresti kokku ja on väga efektiivne nagu aitama. Ja kas ma siia paningi kirja, siin veel ei ole, aga et kui 1999 oli hästi suur maavärin Taiwanis, siis ma sellest samast raamatust ka lugesin, et see Tšõitsi organisatsioon oli nagu kordades efektiivsem aitamaks kui valitsus. Ja pärast vist oli mingi küsitlus, et ma ei tea, valitsusele anti mingi 33% ja sellele 95% või ma ei tea midagi sellist, et nad on kohe nagu nad loovad sellised, ma ei tea, linnakesed ja noh, igat moodi aitavad. Nii, ja organisatsioon ise on asutatud Hualienis, see on siis see idaranniku linn, kus oli ka 2 aastat tagasi tegelikult suur maavärin ja kui ma ise käisin seal vist eelmine aasta või ma ei mäleta, vist oli eelmine aasta jah, siis ma käisin ka seal Hualienis, siis veel need maavärina purustused ei olnud täiesti nagu taastatud. Aga siis ma käisin ka esimest korda tegelikult selles Hualieni keskuses. Et nad on tuntud enne kõik oma haiglate haiglate rajamise poolest, et Hualienis on hästi suur siis Tšõitsi haigla ka. Ja see sama Zhengyan elab siis ka seal Hualienis, et kui minna sinna nii-öelda sellesse keskusesse, siis võib teda ka näha seal kõndimas. Ta on loomulikult ta ei ole nii noor nagu sellel vasakul pildil kindlasti, aga no see teine pilt on tehtud võib-olla mingi 5-6 aastat tagasi, ma pakun, et noh, midagi sellist välimuselt ta võib olla. See teine pilt on ka tähenduslik selle poolest, et siin kõrval, kes tunneb ära, istub Taiwani endine president Tsai Ing-wen, kes, ja see on üsna tavaline nende organisatsioonide puhul, et poliitilised liidrid käivad ka nii-öelda nõu küsimas mõnikord või kui nõu ei küsi, siis vähemalt saab teistele näidata, et näed, ma siin suhtlen kõrge nunnaga ja võib-olla saab rohkem hääli, ma ei tea, ma ei oska öelda, miks nad seal käivad, aga noh, see on niisugune sümboolne akt tihtipeale, eriti enne valimisi käiakse ka külastama, siis seda loomulikult kantakse telekas üle ja kõik vaatavad. Jah. Ma panin ka mingid sisulisemad punktid siia kirja, mida ma juba osasi asju mainisin. Et see sama humanistlik budism või sotsiaalne budism või inimkeskne budism on nagu nii inimkeskne, aga okei. Siis tähendab seda rohkem sellist aktiivset sekkumist ühiskonna ellu ja vähem võib-olla niisugust liturgilist ja noh, ma panin see palvetamistega, noh, see veidi rumal sõnavalik võib-olla, et ühesõnaga, kui neid külastada ja nende inimestega suhelda, siis tihtipeale, noh, kui seal ei näeks nunnasi ja võib-olla Buda kujus ja midagi, võib-olla ei arvakski, et see budistlik organisatsioon on, et seal on, ta on väga niisugune, eriti Tšõitsi on selline, kus on see igasugune niisugune rituaalsus ja niisugune väline budistlik külg on üsna nagu tagasihoidlik. Pigem on see, et on paljud, ma ei tea, kas mingid prügisorteerimiskohad või haiglad või sa lähed lihtsalt seda logo seal. Ja organisatsiooni võib veel kirjeldada nii, et ta on niisugune bürokraatia vaba võrgustik, inimesed üksteisega suheldes kiiresti reageerivad, et ta ei ole, ma ei ütleks, et nii palju kui ma aru saan, et ta on niisugune rangelt hierarhiline, kuigi noh, see on nagu nii ja naa, et ühtepidi ta ei ole, kui mõelda, kui palju liikmeid on ja kuidas nad organiseeruvad, teistpidi noh, näiteks see sama Zhengyan on ikkagi teistest palju-palju kõrgemal ja teda austatakse küll. Aga noh, see ei pea tähendama ka nagu
hierarhiat halvas mõttes. Ta on niisugune hästi toimiv organisatsioon. Need inimesed tunneb ära tihtipeale tänavapildis ka või Taiwanis reisida, neil on kindlad sellised, nimetan selle mundriks, aga sinivalged riietused, kõik näevad siis ühesugused välja. Seal on, neil on ka omad sellised käitumisreeglid, mille järgi mõnikord tunneb ära, et näiteks kui nad kedagi aitavad või midagi annavad, siis kuidagi on oluline väljendada seda, et sa ei anna seda nagu ülevalt alla nii-öelda või midagi, et see ei ole nagu, et mina olen see suur aitaja, et nad pigem alati kummardavad ja annavad alt üles. Et niisugune alandlikkus või jah, midagi sellist. Ja siis on siin mul see maavärina info, mis ma juba ütlesin, et jah, et see maavärin, seal oli tuhandeid hukkunuid ja lähiajalu kõige suurem niisugune katastroof, mis Taiwanis oli. Paljud inimesed, kellega ma olen kohtunud, on isiklikke lugusid sellest rääkinud ka, kes elasid sel ajal seal, see oli öösel ja ühesõnaga väga ootamatu, nagu maavärin ikka. Nii, lähme edasi. Nii, teine organisatsioon, mida ma teile tutvustan, on siis eesti keeles üks öelda Buda valguse mägi, hiina keeles Fo Guangshan. Kõik need kolm nendest neljast on kõik mäed, see sõna mägi on seal välja arvatud Zheji, millest ma rääkisin. Ja Fo Guang on siis selline, mida võiks iseloomustada sellest Zhejist üsna erinev, ka visuaalselt, nagu ma ütlesin, siis Zheji organisatsioon, kui sa külastad, sul on niisugune lihtsus, minimalism, ei näe palju atribuutikat, aga kui minna Fo Guangi, mis asub lõunas Kaohsiungis, siis seal on vastupidi, et minu kogemus on see, et see on nagu too much. Ühesõnaga, et see on nagu Budaland, ütlesin. Ma vist ise ei mõtlen seda välja, aga kuskilt lugesin, aga kui seda külastada, siis oli kõik oli liiga palju. Kogu see kompleks, mul on pärast paar pilti, ma näitan ka, et sellele visuaalsele, meelelahutuslikule ja sellele küljele on hästi palju panustatud. Kuni isegi niisuguste totrusteni välja, kus ma ei tea, kuidagi paned mingit raha ja siis saad midagi vastu selle. Kuidagi niisugune kommertslik ja ma ise neid asju ei kasutanud, aga jättis natuke selline mulje. Teistpidi võib-olla inimesed, kes kes budismist palju ei tea või kas või budismi ajaloost või Buda eluloost või kes sellest, siis ta on väga niisugune tore lõbustuspark. Et seal tõesti on kõik tehtud väga interaktiivseks ja niisuguseks, kas ma mäletan, et kuskil seal pea keskmes oli niisugune Buda eluloo, niisugune interaktiivne, et sa jalutasid selle läbi, et kui see lugeda ei taha, et siis lihtsalt sealt läbi jalutades saad juba kõike visuaalselt meelde, et selles mõttes on ilus. Kus see seal Taiwanil asub? See asub lõunas Kaohsiungis, kaarti peal alguses näitasin. See linn, mida, issand jumal, mida Jekki küsis. Okei, lähme edasi. Ja selle liider on siis Xingyun. Tema on suri üsna hiljuti, 23 aastal. Ja minu arust järgmisel aastal käis professor, kes on selle sama organisatsiooniga seotud, meil siin õpetamas ja tema kaudu ma õppisin seda paremini tundma. Kumb neist kirjapiltidest on Pinyin? Pinyin on see kursiivis. Enam-vähem näeb samasugune välja, aga igaks juhuks panin. Et mis teda veel iseloomustab seda Xingyuni on see, et nagu ma ütlesin, kogu see keskus on niisugune meelelahutuslik ja värvikas. Ta ise oli ka niisugune pigem mitte kõige võib-olla tagasihoidlikum tegelane. Suhtles väga palju ka poliitikutega. Siin piltidel ma valisin ka nimelt ülemisel pildil on ta siis ka ühe endise presidendiga Ma Ying-jeouga ja alumisel on ta, keegi tunneb ära, kes see mees tema kõrval on selle mustvalge pildi peal. Al Gore, jah.
see on kuskil vist 90ndatel tehtud, seal oli üks kõige suurem siis Ameerika siis sihuke budistlik kompleks. Californias ongi selle Singünni rajatud ja seal oli 90ndatel mingi skandaal mingi rahadega seoses, et Al Gore sai sellest palju nagu mõistesti hukka, ühesõnaga me detaile ei mäleta. Aga üldiselt jah, et seda munka nimetatakse ka mõnikord nagu poliitiliseks mungaks ka, et on selline, kes leiab, et budistina ta peab ka poliitiliselt olema aktiivne ja isegi selle Kuomintangi parteiga väga lähedalt seotud ja mis omakordi on siis viinud kõikide nende organisatsioonide puhul on see kriitika on see, et paljud nendest, kui mitte liidrid, siis vähemalt paljud võib-olla liikmed on väga võib-olla hiinameelsed teiste taiwanlaste jaoks ja seal on olnud ka palju selliseid kahtlaseid skandaale ja käike. Nii, asutatud oli 67 ja siis see asi ka, et Chengyan, see nunn, on ainuke nendest kolmest, kes on Taiwanis sündinud ka. Et Singün ja järgmine Chengyan on sündinud tegelikult Mandri-Hiinas, aga siis peale 49. aastat tulnud Taiwanile. Jah. Nii, jällegi palju sai vist juba ära räägitud, aga jah, see poliitiline aspekt on siin kirjas. Siis on ka see nii Zheji kui Fouguang on ka rahvusvaheliselt hästi laialt igal pool maailmas. Mitte ainult Ameerikas, aga Euroopas, igas maailma jaos. Ja see võrgustik on tohutult suur, et see on vist ma lugesin sellest raamatust, et Fouguangil on rohkem neid esindusi kui Taiwani riigil. Neid Taiwan on diplomaatilises isolatsioonis, aga neil on need kultuuri esindused, et neid on isegi rohkem vist, kui see vastab tõele. Ja siin on jah see julgeoleku aspekt, et nende suhted Mandri-Hiina valitsusega on sellised, mis on tekitanud probleeme või küsimusi. Ja. Nii, ja kolmas on siis Dharma-trummi mägi Fagushan, mis võib-olla nendele inimestele, kes Eestis budismi või täpsemalt Chan budismiga on kokku puutunud, on võib-olla sellest kuulnud, kuna see on siis see koht, kus õppis ka kõigile tuntud Märt Läänemets ja tema telgitud see raamat Härja jälgimööda ja paljud muud asjad ning lisaks loengu lõpus näitan ka, et tuleb veel üks õpetaja. Ma ei tee seda ettekannet selleks, et propageerida ühe õpetaja tulekut, aga kuna see praegu juhtus kokku, siis ma tutvustan teile ühte üritust, kuhu on võimalik teil ka tulla. See inimene on siis seotud väga tugevalt selle Dharma-trummi organisatsiooniga. Ja kõigil on erinevad logod ja see logo on minu meelest kõige paremini välja mõeldud. Kaks asja on see käsi ja samas on mägi ja keegi istumas. Ja selle raja on siis Chengyan, kes suri 2009, oli ka, ütleme, kõik need liidrid on Taiwanis väga tuntud. Kui Chengyan suri, siis oli ka toonane president ja kõik, ütleme, Taiwani eliit oli ka seal, oli kohal. Ja ta on ka maailmas, ta rajas ka keskusi igale poole maailmas ja kõige suurem tegelikult välisriikidest rajas ta New Yorki, kus siiamaani minu teada see tegutseb. Ja on kohtunud teiste budistlike liidritega, keda tunnete vast siit ära. Ja nagu ma ütlesin, see on kõige hiljem siis 89. Tema elukäik on mõnes mõttes ka kõigil erinev elukäik, aga Chengyani puhul on see, et ta tuli küll ka Mandri-Hiinast Taiwani, aga ta teenis ka vist 10 aastat siis Kuomintangi sõjaväes.
siis ta pidi oma munga tõotustest loobuma sel ajal, aga et tal on niisugune see kogemus noorena läks mungaks, siis vahepeal oli sõjaväes, siis hakkas uuesti mungaks, siis ta lõpuks läks Jaapanisse, omandas seal doktorikraadi ja kui kuidagi peaks teda teistest eristama, seda Tarmo Trummi organisatsiooni, siis võiks öelda, et see on niisugune rohkem haridusele ja intellektuaalsusele keskendunud, et võib järgmise slaidi panna. See Schöngenilt on ka see eesti keelde tõlgitud härja jälgimine. Jah, seda ma ütlesin ka. Tean, ma kohe lõpetan. Et jah, ma panin siia jällegi paar punkti, mis nagu võiks seda iseloomustada, et see hariduse aspekt, et võib-olla nad ei ole nii aktiivsed nagu Tsõõtsi, et minna ja füüsiliselt inimesi kohe niimoodi aidata, aga ütleme igasugune psühholoogiline abi ja see aspekt on seal väga oluline. See on üks võib-olla natuke kummastav lausa, et maavärina ohvrite tõlgendamine bodhisattvatena. See oli lihtsalt, ma lugesin sellest raamatust, et see maavärina oli tohutu kriis selles Taiwani ühiskonnas ja siis vist see Shenggen ja tema siis kaaslased nagu pakkusid välja kuidagi ja selle, et see oli need, kes hukkusid sellepärast, et oleks võimalik ehitada midagi paremat, midagi sellist, see oli niisugune jutt, mida tollena räägiti. Ja see sõna kognitiivne käis siit läbi, aga seda võiks ka öelda, et see niisugune sisemise tugevuse ja siis selle julgeoleku loomine on ka üks eesmärk. Jah, mul vist saab kohe jutt läbi. Jah, ma panin siia lihtsalt ka 300, et kuna teema on julgeolek, et iga ühe kohta ühe niisuguse julge teo või mis võiks julget olekut nende puhul kirjeldada, et on ju see nunna siis niisugune sihikindel tegutsemine ja ka Xingyun, kellega ma küll ütlesin kriitilised sõnad, aga kui ta tuli, siis ta tegelikult kannatas ka ise selle Kuomintangi režiimi all. Ja Schengeni kohta ma juba midagi ütlesin. Ja pane mulle järgmine slaid. Siis mul tulevad vist pildid, aga ma lõpetuseks ütleks võib-olla ka seda, et oluline on teada ka seda, et Taiwanis on nunnasi kordades rohkem kui munkasid. Et iga munga kohta on vist 3 nunna. Et see suhe on... Seda ma ei ole välja uurinud, millest see tuleneb, aga Tsõõtsi organisatsioon on eriti nagu niisugune naistekeskne minu mõelest. Tarmo Trummis võib-olla natuke vähem, aga jah, et niisugune... Seda peab mõtlema, ma praegu ei kohe vastata, millest see täpselt tuleneb. Ja võib-olla laseme kiirelt need 3 pilti ära, vabandust Leha. Et siin on lihtsalt siis paar pilti Tsõõtsi kohta. Siin on ka see Delivering Love Across the Strait ja Love Connects People ja see on kõik see ka jälle, et Mandri-Hiina ja Taiwan, et kaastunne ei tunne piire, poliitiliselt jällegi niisugune nagu tundlik küsimus. See on siis see Foguang, mida ma nimetasin Budalandiks. See on siis see kõige suurem keskmine Buda kuju, mis seal on, kus all on siis see muuseum ja kõik see interaktiivne asi. Ja seal on ka siis üks reliik ja on Xingyunil õnnestus saada, see oli vist ka 90-ndatel Buda hammas, et see on siis see kõige olulisem reliik. Buda hammas peaks seal olema. Ja järgmine on siis Tarmo Trumm. Ka visuaalselt on näha erinevus. Tarmo Trumm on väga meditatsioonile ja siin on ülikool ja hariduskeskused ja kõik see. Milline keskus see nüüd on siin? See on Tarmo Trumm. Nii, ja siis vist saigi läbi. Kõige lõppu ma panin lihtsalt nalja, et see on Taiwani ajaloomuuseumist üks foto ühest siis see oli, kus oli Jaapani perioodi käsitlev näitus ja siis seal oli üht Jaapani aegset korrakaitset kujutatud nagu seda 1000-käelist Guanini. Ainult, et tegevused on veidi erinevad.
aitäh! Mardile on küsimusi ja kommentaarid mul juba tegelikult. Oota, ühe asja, jah, kuna Viiven koos tegeleme selle korraldamisega, et siis ma panen pärast seinale, et siis on see Tarmo Trummi liini selle sama Schengeni otsene õpilane, Gilbert Gutierrez tuleb juba see suvi teist korda Eestisse ja siis jagama budistlikku õpetust. Et kõik on sinna väga oodatud, siin on see info täpselt kirjas, ma võib-olla praegu ei kuluta sellele rohkem aega, aga tulge küsige minult või Viivianilt, et kuidas siia võimalik tulla ja millal see toimub ja kõik muu. Aga räägime praegu võib-olla siis nagu ettekandest. Ja, et siis palun küsimusi, kommentaare Mardile. Kristiina, palun. Seostus nali lihtsalt Mardile ütlesin ka, et kui see on, eks ju, Schengen ajas peapall, ei tähendab, et noored pigem võivad käituda nii, et ajavad peapaljaks, põgenevad kodus, et panna punkti ja pidu. Schengen ajas peapaljaks, põgenes kodus, et minna kloostrisse. Väga punk. Jah. Teet, palun. Ai, vabandust, Jekki just enam. Ma kõigepealt hooplen, et ma parasjagu töötasin välja ühe kohase eestikeelse sõna distsipliinina selles tähenduses, nagu sina mainisid, et see võiks olla ka ohjehoiak või lihtsalt ohjehoiak või ohjehoiak või ka lihtsalt ohjeldus. Aga ma püstitan küsimuse, et kõigepealt kas need harmapõhised, muudad harmapõhised ühingud, et kas nad kreistlastega ka kuidagi koostööd teevad. Ja veel üks küsimus, et kuidas Taiwani kodanikud üldse viisasid saavad Eestisse ja teistesse Euroopa riikidesse, et kas siis nagu on Taiwani passil mingi seisund ehk staatus. Okei. Et viisadega, see ei puutu nagu siia, aga viisa Taiwanil on oma pass, Hiina Vabariigi pass, kus on ka Taiwan ja saavad viisat taotleda küll. Nii, aga esimene küsimus, kuidas nad omavahel suhtlevad? No see harmalased ja kristlased. Kristlased. Kristlikud, heategevusühingud. Tänapäeval ma arvan, nii palju kui ma tean, ei tohiks väga problemaatiline olla, aga oli problemaatilisem kindlasti sellel autoritaarsel ajal. Siis oli küll, jah. No kuna ühte nagu soositi, anti rohkem võimalusi, teistele vähem, seal olid omad probleemid, jah. Nii, Teedul oli veel. Ma võib-olla ei pannud tähele, aga kas nüüd organisatsioonidel on mingisugune seos ka konkreetsete budistlike liikumistega, mingi koolkonnaga või kuidas? Kas sa mõtled nagu teravada Mahajana, Vasrajana? No kõik on Mahajana. Mahajana on enamasti kõik, aga kas nad on, ma ei oska öelda, puhas maa, Chan või midagi muud või ei ole või põhimõtteliselt tahavad seda vältida? Ma ütleks, et Tsõõtsi võib-olla, ma tean, et Tsõõtsi liikumine on väga ka selle lootussuutra keskne vist, nii palju kui ma olen aru saanud, et see need, ma ei tea, mille alla see täpselt läheb, mis liikumine siis on. See on Tai võib-olla. Jah, et aga seal on see lootussutra kesksus ja see Dharma-Dhumma on Chan ja see Foguang on ka tegelikult ikkagi nagu Chan. Seal taga oli vist, Frangil oli vist käsi püst, et... Väga põneva ettekandest uurida selle kohta, et sa mainisid, et need Taiwani budistlikud organisatsioonid on nagu hästi aktiivsed arenguabis, isegi laiemalt kaetusega kui Taiwani diplomaatilised esindused ja siis ka kriisiabi. Et ma ei tea, kas nad kriisiabiga ka otseselt tegelevad või ma tean, et Taiwan on hästi aktiivne kriisiabi osutamis ka paari aasta tagune Türgi maavärin. Ja, Tsõõtsi tegutseb ikka rahvusvaheliselt. Ma mõtlen, et kuidas see nagu Hiina reaktsioon on nagu sellel olnud või kas seda nähakse nagu Taiwani riigis täiesti eraldi või äkki sa saad nagu selle teema?
jah, selle kohta ma ka nagu lugesin, et seal jälle detaile praegu peast ei mäleta, aga minu meelest on seal isegi olnud mingeid takistusi seotud Hiina poolt. Et kui on kuhugi mindud, siis midagi on jah, nagu Hiina on nagu vastu töötanud isegi, kuigi nad tegelikult käivad ka Hiinas kriise lahendamas, aga midagi on olnud. Ja kui oli koroonaepideemia, siis oli ju see vaktsiinide probleem, siis ka olid takistused ja jah, nii palju ma oskan öelda. Eilena on küsimus, palun. Et mis nende saladus siis on, et kuidas nad on nii efektiivsed ja nii palju paremad kui ma ei tea, valitsuse või mis iganes muud? Et see on hea. Vähe bürokraatiat ja aga on keegi nagu mõtisklenud selle üle, et mis nad nii tõhusaks teeb? See ütleb midagi Taiwani ühiskonna kohta laiemalt, et miks inimesed liituvad, nii paljud inimesed selle organisatsiooniga annetavad raha, käivad, aitavad kaasa, et see on kuidagi seal selles ühiskonnas või kultuuris sees ja võib-olla see on ikkagi ka selle mingis mõttes ka sihuke nagu parem võimalus võib-olla aidata kui nagu valitsuse toetamine. Valitsus ei ole ka alati populaarsem, kui see on Taiwanis on ju, oleneb. Aga kui tohib ma küsin selle ära, et kuidas need erinevad organisatsioonid omavahel läbi saavad? Ma olen seda alati ka ise küsinud ja see vastus on alati sihuke põiklev natukene. Ma küsisin sellelt Foguangi daamilt, et kuidas siis Tarmo Trummiga läheb. Väga hästi läheb. Nagu midagi väga palju ei öelnud, aga ma arvan, et seal on ka sihuke rivaalitsemine. Tema on väga, see professor oli väga, ta on kirjutanud isegi raamatu sellest Foguangist ja Zhejiist ja ta on väga selles sees. Ja talle võib-olla siis, ta ei ütle seda välja, aga tundub, et see Tarmo Trumm on niisugune intellektuaalide targutamine ja mediteerivaid ja midagi tarka ei tee. Ma utreerin, aga võib-olla mingi niisugune mõte võib seal olla. Ma küll, vabandust, ma ei tea, palju me üle aja laseme, et ma näen järgmine ettekande on juba siin. Ei, ärme lase üle ikka kõigi. Küsimus, et see 3 kätt on siis püsti, et me äkki äkkame kuidagi lokaalis selle tööga pärast. Ei hoia ma ikka ajaga. Sa kasutasid ühes listis sellist mõistepaari nagu säritas liturgilise pärimus. Mis sa sellega mõtlesid? Et see on tegemist kristliku mõistega. Jah, valesti kiiresti valitud sõnad. Aga põhimõtteliselt ma tahtsin seda rõhutada, et nad on see hands-on ühiskonnas ja vähem võib-olla siis rituaalses sellises. Aga võib-olla tõesti jätkame selle teemaga nädal lokaalis.